Tere jälle, taas kord uus päev, uus projekt ja seekord siis natuke nimele kohaselt oleme võtnud ette ühe campervan'i, et muidu olete näinud meid tegemas erinevaid matkaautosi ja aagisi, siis campervan'id on tegelikult asjad, millega me tahaks igapäevaselt tegeleda. Et see on siis niisugune uuemapoolsem nelikveoline Mersu ja tegelikult selle auto omanikuga olid meil jutud juba kevadel, aasta alguses, et me ehitaks talle nii-öelda nullist ühe kaubiku. Kuna aga ajaliselt läks kiireks ja klient tahtis kindlasti, et selleks suveks oleks asi valmis, siis me kahjuks nii kiiresti valmis jõudnud ja siis klient otsustas, et ostab mingisuguse valmis asja ja laseb meil siis seda natuke tuunida. Et praegu näeb siis selline välja. Igati viisakas värk, mingisugune kööginurk. Tagumist istmed käivad siis voodiks lahti klapivad. Väike kööginurk, mingid lülite asjad. Istme all siis siin ka mõned panipaigad ja taga ka hullu pööra midagi ei ole. Sisuliselt tühi, hulgaliselt ruumi, siis erinevaid asju hoida. Ja suures plaanis väga korralikult tehtud töö, see on siis Rootsis või Norras ümber ehitatud auto. Mingid üksikud kohad on sellised, mis panevad natuke kulmu kergitama ja mõtlema, et huvitav, miks küll nii tehti. Aga kindlasti kõigil olid mingid põhjused. Aga miks autos meie juures on? Et klient soovis, et autos peaks kindlasti olema duširuum. Ja hetke plaan ongi siis, et siia taha elamossa me leiutame mingisuguse kokkukäiva duši variandi. Me ei ole veel kindel, kas me teeme tolle siiapoole tuba või siiapoole tuba, aga eks see siis kohe varsti selgub. Lisaks siis, kui on duš, siis oleks korraliku veevärki ka vaja, et ei tea, kas märkasite, praegu on puhta vee jaoks ainult selline väike kanister gaasiballooni koha kõrval ja must vesi jookseb kroonist otse maha. Ehk siis paneme suurema veepaagi ja paneme põhja alla ka musta veepaagi ja paneme siis ka gaasi pealt töötava boileri, gaasi ja elektri pealt töötava boileri. Et siis on soe vesi olemas, on duš olemas ja teeme ka veel ühe voodikoha juurde. Et praegu on kokku siis 5 istekohta ja see iste klappib ennast siin lahti ning soov oli siis teha mingisugune teisaldatav voodi kuhugi siia taha, et ta siis nii-öelda on küljelt küljele. Jalad magad siin poole natuke kitsam ja teisel pool siis vähe laiem osa. Ehk siis selline plaan. Esimese sammunagi arutamegi natuke seda voodilahendust. Vaatame ära, kuhu ja kuidas täpselt veepaagid lähevad. Võtame nende mõõdud, laseme eri mõõdus paagid teha. Ja ehk siis näeb, kuhu elu viib. Nagu nägite, siis esimese asjana tegime veidi lammutustöid, et näha paremini, mis toimub, kuhu me siis paagid ja boilerid ja asjad paigutada saame. Ja ega siin väga palju variante ei olnud, et kõige mõistlikum tundus ära kasutada siin siis nii-öelda see alumine osa, et siin mingi osa ei olnud üldse ligi pääsetav, mingil asjale saisid ukse kaudu enne ligi. Aga et see on siis siuke ruum, mida ilmselt väga ei kasuta, et kõige praktilisem olekski võib-olla siia asjad panna siis. Ja tellisime, või arvestasime ära, et veepaagi saame siia taha panna, et siia koopa ja siis kaablite vahele jätame kõigil natuke ruumi ja siis siia koopa peale paneme siis sooja boileri. Et ei ole nüüd mingi megalt hea koht, et kindlasti oleks seda boilerit olnud oluliselt parem panna siis, kui seda autot ehitati, aga mis teha, natuke pidime seal talasi pügama, et see boiler ära mahuks. Aga praegu tundub juba täitsa okei. Et teeme sinna mingisuguse riiuli veel alla boilerile ja ma arvan, et on täitsa hea.
ladusin mingid tükid hetkel tagasi ja otsustasin, et tegeleks duši teemaga. Me siin Siimuga hetkel vaidleme juba mitmendat päeva järjest, mis varianti me teeme. Üks on siis stiililt dušialus keskele ja selline konksudega kardina variant ülesse. Teine variant on, et see dušialus läheb vastu seina lõikamise sälgu sisse ja siis läheb üles nii-öelda kardina siin. Aga niikaua kui me vaidleme, oleme ühel meelel vähemalt selles, et tagumine seina võiks uue teha. Et enne oli seal, ilmselt nägite ka siuke kangas teemat mustriga, siukene pehme vaip. Et kui see vett saab, siis ilmselt see ei ole kuigi hea ja sama teema ka laega. Ehk siis ma teen seina ja lakke uued vineerid, laseme need ära lamineerida ja siis vaatame edasi, mis ja kuidas täpsemalt saab. Nii, näitan vahepeal, mis siis markiisiga toimunud on. Et kinnitused said paika. Iseenesest markiisiga midagi erilist keerulist ei ole, eriti kui on meil olemas sellised kinnitused, mis õigemini siin on olemas see katuse siin. Ehk siis et seal võib muud ei olnudki, kui lihtsalt need kinnitused õigesti kohta paika, alt puhtaks teha, siis ma veel teipisin pisut neid ümbert ringi, et see liimi osa oleks viisakas. Korraga testisime, markiisi panime korra külge, et kas on kinnitused õiges kohas ja kas on normaalne. Ja siis ei olnudki muud kui lihtsalt liimpolt ja kõik kinnitused said kinni. Pärast kui teibid ära tõmmasin, siis jäi siuke viisakas liimitriip alles ka. 1, 2, 3, 4 kinnitust. Markiis on praegu seal. Kuna sellel markiisile tuleb ka siis LED-valgus alla, siis ma puurisin siia augu, sarvesin ära. Põhimõtteliselt võib hakata ka liimima, et siis ma toon selle kaabli sealt seina tagant, tõmban siia välja ja läheb selline läbiviik. Läbiviigu liimime siis niimoodi siia külge. Ja siis siit tuleb kaabel LED-riba selle markiisi alla ja saabki LED-ribaga paika. Markiisiga endast ei ole ka muud enam kui lihtsalt see külge tõsta siia ja kinni panna põltidega, et põhimõtteliselt on valmis. Läbiviik sai paika. Siit tuleb kaabel, siin on 2 pistikut. Juhuks kui markiisi tahab ära võtta, siis saab pistikutest selle LED-i toita lahti võtta. Ja see tuleb siit alla ja siit on paista. Siin jookseb. Et kui markiis lahti on, siis saab markiisi valguse põlema panna ja siis on õues ka hea mõnus olla. Sellega on tehtud. Järgmise asjana ma hakkan toimetama siis äravoolu paagiga või mustavee-paagiga, hallivee-paagiga. Tuleb ta meil siia alla. Täpselt siin taga. Täispikkuses. Nii pikku siia mahtus. Praegu panin ta mingi paari aluse peale seisma, et kui ma neid kinnitusi aretan ja kinnitusteks siis sisuliselt alumiiniumvinkel ja läheb siia niipidi. Ta läheb siia hoidma. Siit kinni, siit otsast kinni. Et nüüd ma hakkan neid vinkleid siia kinni aretama, et lähevad mõned neetmutrid, poldid, kermelatid ja siis saab selle paagiga sinna alla ilusti kinni ja siis juba on aeg liitnikute kallale asuda.
ma ei tea, mis nüüd vahepeal kaamerasse sai ja mis mitte, aga üht-teist on nüüd vahepeal valmis saanud. Et ma alustan tegelikult tagane poolt, et ma viimati vist rääkisingi, et vaatame, kuidas paak ja boiler ära mahuvad. Natuke pime on, aga paak sai tellitud ja jõudis kohale täitsa täpselt, nii nagu enam-vähem soovisime. Ja boiler siis siin kõrval. Ja ühesõnaga siuke lihtne riiul tal all. Et boiler on ühesõnaga praegu lihtsalt ajutiselt pandud, et näha, kuidas ta täpselt sobib sinna. Et varsti tegelen sellega lõpuni, et on vaja külje peale veel augud lõigata ja nii edasi hakata ühendama. Aga praegune plaan oli siis teha kõik tükid, mis me peame kuhugi saatma, nii-öelda valmis, et vineertükid on meil vaja saata lamineerimisse, alumiiniumi värvimisse, et võiks need tükid esmajärjekorras valmis saada, et siis kui me neid ootame, et siis see aeg saab teha kõiki muid asju. Ja vineerist, kergvineerist saigi mul praegu valmis siis duši aluse, selle ümber siuke raam, et kui ei kasuta, siis ta ongi selline poti fikseerimise peale ära, vaatame ilmselt kuhugi siia rohkem keskele poole, kuidagi niimoodi, siis praegu on jube kehva, aga mõlemale siia tuleb üks kapp, sahtel, peidukas, mis iganes, ja siia poti alla, et kui poti eest ära võtad, siis siia alla tuleb samamoodi üks selline panipaik. Ja siis kontseptsioon ongi, et kui tahad potti kasutada, siis saad siit ühe kaane pealt ära võtta, et on iste natuke kõrgemal, natuke mugavam kasutada, ja kui duši tahad kasutada, siis tõstad poti ka välja. Ilmselt praktikas lükkad sinna kõrvale, võtad selle teise kaane ka pealt ära, ja siis sul ongi terve duši ala kasutada, üles läheb kardin. Noh, see peaks ka varsti jõudma, et siis näeb ka selle ära. Aga ühesõnaga selline võrdlemisi lihtne lahendus. Ja kuna nüüd sellega on enam-vähem okei, siis ma hakkan tegema voodilahendust, et saakski siis alumiiniumi kõik sellised asjad välja mõeldud. Et selle jaoks on plaanis siia vahele teha üks nii-öelda tugisein, mis hakkab kõike kandma. Selle tegemisel peab siis veel arvestama, et ka see nii-öelda istme ja selja tugi klapib alla, et muutub voodiks. Et lähtuvalt sellest tuleb siis laius ja kõrgus teha. Ehk siis esimese asjana teeme siia selle seina valmis ja siis läheb sinna seina ja ilmselt ka siia seina läheb seda sama L-tracki, L-siini, airline tracki, kuidas iganes kes seda nimetab. Ja selle peale tulevad veel nii-öelda seinatoed. Nii, omajagu aega nüüd möödas, aga lõpuks sain ma siis voodi jutumärkides mustandi valmis. Et kõik tükid on paigas, olemas, kontseptsioon töötab, nüüd vaja ainult viisakaks teha. Siis nagu rääkisin, keskel on toetav vahesein, ühel pool on siis airline track või L-track koos siis nurkadega ja siis nurkade küljes on toetavad talad ja on seal seip, on seal mutritega paigas ja teisel pool siis on lihtsalt paar sellist toetavat nurka. Ja kui tahad duširuumi kasutada, siis klapid selle voodiplatid kokku. Hetkel siin tulevad hinged, aga põhimõtteliselt klapid ta kokku. Ja siis peab need 3 mutrit lahti keerama.
nii, ja siis see pool siis siin slaidib sisse. Ja siis dušš, võt kardina paika. Ja kui tahad voodiks tagasi teha, siis täpselt samamoodi. Natuke peab õlitama veel, aga tõmbad ta lahti. Keerad uuesti mutrit jälle külge. Ja siis klapid platte tagasi peale. Kui ta lõpuks hingedega on ja ühesõnaga tõesti valmis on, siis ta töötab omajagu paremini, et me seda kontseptsiooni tegelikult korra testisime, aga kui kõik tükid lahti on, siis on natuke keeruline näidata. Aga ühesõnaga sellega on hästi, nüüd on vaja kõik alumiiniumid ja veneerid saada laminaadi alla ja värvimisse. Ehk siis ma kisun kõik laiali, siin-seal teen veel mingisugused väiksed korrektuurid, kust on vaja mõni mill maha lõigata ja siis hakkan laminaati lõikama. Nii uuendused siis veerindelt, et reoveepaagiga kinnitustega tegelesin. Vahepeal said külge ka paagile liitmikud. Tühjenduskraan, täitekraan, ühesõnaga igasugused liitmikud said külge. See vist pildile küll ei jäänud, aga külge nad said, et nüüd see paak ootab. Kui meil siin asjad hakkavad rohkem valmima, siis läheb see paak alla. Siis, mis ma veel ära tegin, oli auk siis. Siia tuleb siis veetäite ava. Siis toas paigaldasin ka pisut veepump, paisupaak, filter, et kõik need tulevad sinna pingi alla, et paras nikerdamine oli, et siin just väga mugav ei ole, siin on kõik need raamid asjad on ees, siin on päris huvitav oli toimetada, aga paika need sai. Jah, sinna tulevad veel puidutükid nagu peale, et siit ülevalt ei ole midagi näha ja kõik on nagu kinni kaetud, et jääb ikkagi peitu ära see. Siis tegelesin ka veel ekraanidega. Märkisin peale, kaabeldasin. Ja nüüd on need siin siis paigas, et puhasvesi, mustvesi ja siis ka truuma boileri, et see on gaasiekraan ja see on siis ekraan, pult õigemini siis lüliti. Et sellega nikerdasin siin kõik need kaablid, saaks sinna normaalselt peitu, siis siin on küll segamine, aga siin ei ole midagi näha. Ühesõnaga seal all on elektriasjad, et sinna siis pidi ka seal pisut ringi tegema, kuna kõik kaitsmekohad olid täis, siis pidi seal natukene möllama. Tundub küll, et nagu auk on päris suur, kus saab toimetada, et paras roomamine oli, et seal üldse midagi teha. Ja nüüd siis mul järgmine samm on puhta veepaak. Et see tuleb siis siia kapi sisse, boileri taha. Et eritellimusel paak mahub ilusti ära õnneks ja ma hakkan sellele siis liitmike külge panema ja siis saab ta juba paika panna ja saab veega lõpuks ka mingi lõpusirge hakkab paistma, et saab siis testida ja loodetavasti joon alla tõmmata.
ajasime ta auto esimest korda välja, tegime siin väikesed testiringid, et täitsime ära veepaagid, testisime boilerit, äravoolu dušil kui ka seal köögikraanil ja enam-vähem kõik on okei. Tahtsimegi näha, kas kuskil mingeid probleeme on, kas midagi lekib, kas ei tea, mingid muu tagasi, boiler ei tööta, mis iganes. Aga praegu tundub, et boiler läks ilusti soojaks, ükski gaasiliitmik ei leki. Vee äravooluga dušil väike probleem oli, et ei voolanud korralikult lõpp ära. Natuke oli vaja lihtsalt torusi ringi tõsta. Sai ka selle korda ja siis 2 kolmikut olid, mis ei tahtnud hästi vett kinni pidada, aga sai ka paar klambrit peale pingutatud ja muud probleemi ei olnudki. Ehk siis nüüd veel laseme siin korra veel seista, vaatame igaks juhuks veel mingeid lekkeid asju üle, kui midagi peaks tulema ja siis võib öelda, et veepoole, boiler ja kõigi nende asjadega on korras ja siis saab rahuliku südamega hakata siin nii-öelda kappi asju kokku tagasi panema ja nii-öelda lõppviimistlus on ilmselt vale sõna, aga vaikselt asju lõpetama hakata. Saime nüüd lõpuks auto valmis, veidi üle tähtaja, nagu ehitusasjad ikka käivad, aga õnneks midagi väga hullu ei ole. Ja kuna lõpus läks jube kiireks, siis ei ole päris kindel, mis sai kaamerasse, mis mitte, seega teeme korra uuesti tuuri kõigest, mis tehtud sai. Ehk siis Siim räägib kõigepealt, mis ta tegi. Jah. Ühesõnaga, mul esimene asi oli siis markiis. Markiis on paigas, markiisil on ka valgus, et oleks ikkagi mõnus pikutada väikse paistmisel ilmal või öösel. Siis teisel pool viimane kord olid seal ainult augud ja paak oli seina ääres. Aga nüüd on siis see vee sisseviiguvaba on paigas. See sai siia, siis siin all on siis see halliveepaak, rõvapaak, mustaveepaak. Et tellisime siis eraldi mõõduspaagi, et see sobiks siis täpselt sellesse vahesse, mis nende sprinteritele siin külle peal on. Ja siis siit saab siis tühjaks lasta. Ja toas siis viimane mul kui jäigi see, et ma hakkasin puhta veepaagile liitmikke külge panema. Et seda nüüd küll näidata ei saa, sest et see on siin ilusti kapi sisse on ära peidetud. Ühesõnaga siin panipaiga all on see paak peidus. Siis me panime siia istmete alla. Panime siis kogu selle pumbamajanduse. Pump, paisupaak seal all on väga veel filter. Et sobitasime nüüd kõik võimalikult siia seina äärde, alla, pingi alla. Peitu ära, et kogu see ruum siis jääb ilusti vabaks. Ja siis on need ekraanid, neid ma vist korra juba küll näitasin, aga ühesõnaga veel puhtavee tasemenäidik, mustavee ja siis truumaboileri 2 lülitit.
jah, toas rohkem ei ole. gaasiballoon sai suurem ja Truma monokontrolli koos panime ka. Jah, siin all varem oli siuke väike balloonik, aga nüüd on see ja kuskil seal üleval, seda ei näe, aga seal üleval on see monokontroll ka. Ja sama aeg siis mina tegelesin mööbli poolega, seda te vist nägite viimati siis, kui see ei olnud veel lamineeritud ega kanditud, ehk siis lihtsalt tavaline vineer. Kohe varsti näitab ka, kuidas see kokku käib, ära käib, aga sisuliselt siin pool on see duši pool, kaane võtad maha, siis saad potti kasutada, pott jätsin meelega veidi kõrgemale, et siis on istumis, see kõrgus on vähe mugavam, eriti kuna klient on ka ise vähe pikemat kasvu. Ja siis siin külje peale said mingisugust pistikud lülitid ja üks panipaik on siin ja teine on veel poti all. Ja kui duši tahad kasutada, siis tõstad veel poti välja, kogu see madrats klapib ja kogu see asi klapib sisse ennast ja seal taga on üks dušikardin, mis siis magnetitega lakke läheb, et kohe näitab ka seda. Ja siis ma tegin veel boilerit paigaldasin sinna taha siis veepaagi kõrvale, mida te ilmselt ka nägite. Seal all taga luugis, siin ma ilmselt näitab, on paar veekraani asja, mis tekkis ja puhta veepaagi tühjenduskraan on ka siis seal taga augus. Vot. Ja külje peale tuli siis veel tema boileri õhutusava. Paras keberniit oli sellega, sest seinapaksus on omajagu rohkem kui nii-öelda seal boileril mõeldud oli, ka sealhulgas pikendusega, aga veidi ebimist ja saime ta umbes 3-4 senti pikemaks tehtud, ehk siis kõik toimib päris, töötab toimib. Ja ka lihtsalt äge fakt, et Truma ei müü valgeid katteid, ehk siis see oli ka vaja... Mustasid katteid? Ei müü mustasid katteid, ei, müüb ainult valgeid, nii et thanks Truma. Varem oli siin lihtsalt panipaik uksega, aga nüüd on siis siit boiler, näeb boileri liitmike ja siis siin all nukast paistab see puhta veepaak ja siin on siis 2 kraani, see suurem on siis selle jaoks, kui tahad puhta veepaagi tühjaks lasta veest kiiresti ja seal teine väike kollase liblikega kraan on siis see, et saab torud ja boileri tühjaks lasta veest. Ja olemegi videoga ühele poole jõudnud. Loputasin siin veel kiirelt auto üle, et kliendile ta nii tolmusena ei läheks, et pikalt seismisest omajagu tolmu kogunud. Ja homme loodetavasti saabki kliendile auto üle anda, loodetavasti kõik meeldib, kui mitte, ehk siis on võimalik veel siin üht-teist vajadusel ringi teha, ehk siis kuuleb näeb. Anname teile ka märku Facebookis või Instas, kui peaks midagi muutma lahenduse juures. Aga selline video siis loodetavasti oli enam-vähem arusaadav ja jälgitav, et kui nagu ma enne mainisin, siis vahepeal eriti just lõpus läks jube kiireks ja ei jõudnud selle filmisega nii palju tegeleda, aga seekord siis nii. Aga davai, olge tublid ja järgmise korrani!